See põrgulikult kihutav mootorrattur Tallinnas põgeneb politsei eest, seades selliselt ohtu väga paljud liiklejad. Õnneks see mees peetakse kinni ja ta saab oma karistuse. See kõik oli aastal 2025. Siis toimus 127 liiklusõnnetust, kus osales mootorrattur. Vigastada sai 120 ja hukkus 3 ratturit. Suurem osa nendest õnnetustest on ju tegelikult hoopis ühesõiduki õnnetused, kus siis mootorrattur ise on tegelikult üle hinnanud oma sõiduoskust, teeolusid, on siis olnud piisavalt, või sellest ei ole siis piisava sõidukogemusega, on seal võib-olla mingil osadel juhtumitel alkohol natuke mängus, aga siis nendest õnnetustest, mis nüüd registreeritud on, et suurusjärk 85% juhtudest tegelikult mootorrattur peab ise peeglisse vaatama selle süü osas, kes siis õnnetuses süüdi on. Huvi mootorrataste ja muu sellise vastu on aga oluliselt suurenenud. Seda tõestab kas või nädalavahetusel toimunud motonäitus Tartus, mida väisas hinnanguliselt 10 000 inimest. Samuti on oluliselt tõusnud ka mootorrataste müük. Mootorrataste müük eelmine aasta kasvas, kui ma nüüd peast ütlen, siis mingi 12%. Kas see nüüd on see põhjus, et meie kliima on selline, mis ei luba aastaringselt mootorratast kasutada ja seda kasutatakse võib-olla 3-4 kuud aastas on ju. Et autot mootorratas kindlasti ei asenda ja ATV paraku ka mitte. Kui reeglina on mootorratast loetud selliseks meeste hobiks, siis naisi mootorratturite hulka on juba tublisti lisandunud. Tegelikult on päris palju naised ja minust on trend just see, et need, kes on olnud pikalt mehe selja taga sõitnud, et siis ühel hetkel sa saad aru, et sul on seal nii igav taga, et ma tahaks ise sõita. Et paljud tegelikult ikkagi sõidavad ise, et on tulnud naisi rohkem, jah, kindlasti. Kuigi ka ATV-d ja mootorrattad on maksuga kaetud, siis registreerimistasu neil puudub. Mootortehnika müügiturul on aga läinud aastatega konkurents tihedamaks. Konkurents on tihenenud tublisti ja uusi tulijaid tuleb nii palju peale, et ega isegi ei jõua seal järgi hoida. Aga me ei lase sellest ennast heidutada, see ju tegelikult populariseerib kogu seda maailma või kogu seda tehnikat kokku ja ilmselgelt annab see ka meile rohkem võimalusi. Need, kes nüüd plaanivad sõitmisega kohe alustada, peaks aga natukene tagasi hoidma. Unustatakse ära see, et tegelikult ju ei ole ikkagi päris mitu kuud selle mootorrattaga sõidetud ja oskused on roostes, aga minnakse ikka peale sama uljalt nagu eelmise aastas mälupildis on, et saadi hakkama küll. Aga tegelikult asfalt on külm, meil on teekattel on tegelikult üksjagu sellist tolmu, kruusa, sellist liiva, kõike seda, mis tegelikult ju pidamisele ei avalda just kõige paremat mõju ja nii tegelikult on väga kerge ülehinnata neid oskusi ja sealt kukkumine ka tuleb. Politsei liiklusjärelevalve statistika näitab ka seda, et liigne kiirustamine ja piirkiiruse ületamine on mootorratturitele puhul suve alguses väga levinud.